kaotust. Kalenko esimeses 1 ja ajavõrdlus ütleb seda, et Reiteriga täna ei konkureeri. Ja Reiter tuleb siit ja Johan ongi kinni Reiteri püüdnud. No nüüd on vaja ära kannatada, sest see mees teeb kõvad sõitu täna. Dominic Reiter teeb kõvad sõitu täna, midagi öelda, nulliga lastud ja Reiter võib täna vabalt esikuuikusse sõita. Kõik oleneb, kuidas teised teevad. Reiter oli viimati 11, lasi ka nulliga Kondolahtis. Seal mõned mehed on täna siit puudu, ei ole Daniel Mesotitsi ja ei ole ka Andre Moravetsi siin. Aga Volkov, otsustav tiir, mida Volkov suudab, Volkovil ajavõrdlus siin on aega Reiterini küll, aga äärmiselt hea laskja, stabiilne, kiire. Ja kui märgid ikka alla tulevad, võib olla siin mees, kes tänase võistluse kinni vajutab, nii et Volkov on minemas ja Volkov on tõesti ühega viimati Aleksei Volkov, 28 Hante Mansinski mees, läheb võimsalt praegu seda võistlust juhtima. Nii et 0+0 ja kiir tuli väga korralikult lastud. Eile ta siin segateate sõidus ka võttis varupadruneid äärmiselt palju, aga nüüd läheb praktiliselt poole minutiga Reiteri ette. No see on kõva sõit juba. No see on kindlasti täna sõit, mis mehe peaks esikolmikusse viima. Sest kui keegi temaga nüüd võidu tahab sõita, siis jah, väga kiire pead rajal olema ja Vene fännid muidugi. Ütleme nii, et fännid on valmistunud tänaseks võistluseks, lipud kaasas, õiged särgid seljas, märgid on ka kenasti vaiba küljest pandud mütsi külge ja tundub, et asi on õige, kui omadel hästi läheb ja aga homme on siis puhkepäev ja laupäev, pühapäev taas Euroopa kariketapp, nii et head fännid, tulge liikuge värskes õhus, hingake värsket õhku ja talve pealinnas saab ka kindlasti suusatada, nii et oleks mõttekas võtta suusad ka kaasa. Aga Labelund on siis lasknud ka nulliga ja Volkov ees 7,2, nii et Labelund sõidab kiiremini kui Volkov rajal ja see tähendab seda, kui Labelund nüüd tuleb teise tiiru, siis Labelundil võib olla see edu oma, ütleme, et 15-20 sekundit, nii et kui nüüd teoretiseerida, siis Labelundil on šanss isegi ühe trahviga täna Volkovi vastu. Ühe trahviga võiks olla. Tobias Arvidsson, aga noh, võistlus on pikk, sest et 106 meest tahab veel rajale saada kokku ehk et pooled on startimata. Ja nüüd oodatakse keda sealt. Tarvi Sikku. Aga Volkov tuleb, aga Sikk tuleb ka siin. Jah, Sikk on ja Volkov tuleb sealt tagant ja Volkov on võimsalt sõitnud, midagi ei ole öelda. Volkov tuleb ja tuleb koos norralasega, 2 norralasega ja näete seda sõidukiiruse vahet. Siit tuleb Sikk ja siit tulevad norralased, nagu lendavad hollandlased on täna norralased, midagi ei ole öelda ja oodatakse Volkovit. Volkovil oli see edu peale teist tiiru Reiter ees 29 sekundit. 29 sekundit. Ja vaatame, kui palju järel on jäänud. 29,1 oli, aga tundub, et on isegi rohkem 39,3, nii et 10 sekundit juba selle ringi esimese poolega on Volkov juurde võitnud võrdluses Reiteriga. Nii et Volkov on mees, kes võib-olla siin ka B-satsis ei ole rajal, on selline top 10 mees rajal, aga kui ta laseb kiire nulli, siis on šansid olemas, aga see mees, mida siis Cespak suudab Volkovile vastata? No varianti ei ole, tuleb nulliga lasta. Ja viimane laske, kas Cespak teeb täna elusõitu? Ei, läheb ikkagi trahvi ringile, nii et Volkoviga viimasel ringil sõiduks läheb, aga on kiirem siis olnud Volkovist oma 10 sekundit täna, aga tundub, et läheb natukene raskeks, kui ta trahvi ringi ära teeb, siis see kaotust Volkovi vastu oma 10 sekundit peaks kindlasti olema. Ja Volkov on seda teist ringi nüüd, tähendab 3. ringi, finaalringi sõitnud hästi. Midagi ei ole öelda. Nii. Ja finississe ootame siis Reiterit kõigepealt, siis Talihärm, kui tuleb Labelund. Labelund, no kindlasti üks peavavoriite, kui nulliga laseb. Ja tal peaks olema ajavõrdlus nii palju, et Skelvik, et norralased kõik ühte nägu, ühed kombed seljas, aga Labelundi ootame ka siis püsti tiiru, kui ta ei ole jah veel jõudnud ka 5,6 pealt läbi. Natuke aega, nii et Skelvik kõigepealt ja Skelviku aeg muidugi on praegu ka hea, ega midagi ei ole öelda.
lähenemas finiši. Reiter on avamas finišit ja kui Johan selles tempos püsib, siis Johan Talihärm teisena üle finišijoone kui Bernard jätkuvalt. Hea võimas laskmine. No siit on nii palju minna, et tundub, et Skelvik võib minna Labelundiga 1 sekundisse. Numbri all 37, 25-aastane norralane. Ja läheb siis teiseks. Praktiliselt 1 sekundis on ta kaasmaalase Labelundiga. Ja kohtunikud pühivad lund ära nende matide pealt, et ei oleks suuskadega libe olla, eriti oluline see püsti. Kui püsti matt libe on, siis kui natukene suusk seal all liigub, siis on halvasti. Nii, Loginov, numbri all 39, mees, kes Hochfilzenis oli kohal, tegi kaasa segateate sõidus, saavutasid venelastega 3. koha, siis individuaaldistantsil oli ta taga 72, aga siin Ibu karikal üks kindlamaid mehi alati esikolmikus, aga siis mäletame seda heitlusi Furkaadiga seal sõnasõda, alustati siis Instagramist, Twitterist, lõpetati praktiliselt raja peal, küünarnukid praktiliselt olid ka seal mängus ja siis Furkaad tõstatas teema muidugi seetõttu, et Loginov on mees, kes siis Erythropoetiiniga ehk lühidalt EPO-ga on vahele jäänud, kandnud 2-aastase võistluskeelu, kui Johan Talihärm, meie mees, on kohal finišis ja seal Reiter ka juba kohal. Nii et Loginov, jah, tugev, praktiliselt noppinud siin sel aastal 7 võitu. 7 võitu Ibu karikasarjas, tulnud 2-kordseks, isegi 3-kordseks Euroopa meistriks. No nii, Povarnitsenil nii lihtsalt ei lähe, trahviring tuleb läbida ja Volkovit täna mees lüüa ei suuda. Järjest tulevad mehed nüüd finišisse. Ja hetkel finišis siis Reiter juhtimas, Burnot, kanadalane, 39 sekundit kaasa. Talihärm on sõitnud isegi Reiterist lõpu kiiremini, on kinni püüdnud ja mööda läinud ja 56,2 on Johanni kaotus finišis 2 eksimusel. Ilus on vaadata, kuidas jalalt jalale tõugatakse tõusu. Ja Labelund on 5,6 peal selge liider, 22 sekundiga Volkovi ees. Väga kõvasti norralane liigub, nüüd on küsimus, kui ta jõuab lasketiiru, kuidas laskmine läheb, aga tal on juba 1 trahvi väärtuses edu. Nii et kui ta isegi 1 laseb, siis Labelund on täna 1-ga ka tegija. Ja see mees ei ole Labelund veel, Labelund on numbri all 28, nii et Labelund ei ole kaugel. Taroška on hetkel 10. kohal. Valgevenlased on head laskjad ja nende selline sportlik taustsüsteem ikkagi töötab nii hästi, et küll seal üle 5-6 aasta ikkagi keegi tuleb, kes esikolmikusse jõuab. Ja nüüd, kas sealt, numbril 28, tänase võistluse kõige tähtsam tiire, Labelund. Labelund, mees, kes on täna sõitnud nii kõvasti, et on praegu selge liider kõigi ees. Ja vaadake aja võrdlust, 50 sekundit jäänud Volkovini, nii et isegi 1 trahvi korral võib see mees täna selle võistluse enda jaoks ära painutada. Nii et Pyeongchangis kuulus Norra koondise teatesõidus võitsid norralased pronksi, oli sprindis 38, jälituses tõusis 17, nüüd laadimise juures seal väike tagasilöök on, et ei saanud korralikult kinni lukku, kui Volkovi finiš, numbri all 11 Volkovi finiš on siin ja kas Volkov või Labelund on täna küsimus. Ja vaatan kiiresti Labelundi laskmine, 1 eksimus ikkagi tuli Labelundil ja natuke kaua oli seal lasketiirus, natuke kaua, nii et viimasel ringil teeb enda jaoks ikka väga raskeks Volkovi vastu selle ringi, nii et Volkov on võistluste liider 48 sekundiga, Reiter ees, Vemling on teine, Komats 4, Brunot 5 ja Talihärm hetkel finišis 6 2 eksimusega, kuid Kalenko tuleb ja Kalenko läheb omakorda 6, läheb otse
Johanni selja taha, nii et Kalenko võistlustel on eile eksimusega täiesti ebaõnnestus. Vaatame, mida siis Sikk tegi. Kas Sikk, jaa, nulliga, numbri all 24, Siku poiss tegi siis vähemalt samasuguse laskmise siin püstitiirus nagu Johan Talijärv. Aga nii, Volkov on siin ja vaatan nüüd, kui Labelund on läinud ringile, viimasele ringile 15,2 sekundist Volkov ees kaotus. Nii et 53 sekundiga on praegu Volkov finišis liidrina ja kas Labelund suudab viimane ring 15 sekundit tagasi sõita Volkovi vastu. Ja ka teine mees on viimasel ringil kõvasti tulnud Kigona ja Kigona on jõudnud 8,9 peale 18 sekundit kaotust Volkovile. Nii et Kigona finiš on oluline 1 kilomeetri pärast, aga tundub, et Volkovi vastu ta ei saa. Nii et Volkoviga läheb tal raskeks, aga igal juhul prantslane teeb head sõitu ja hetkel on hoidmas teist positsiooni. Ja 88,9 kilomeetri peal on seisud sellised. Ja praegu tagantpoolt siin Loginov, muidugi Loginov on tulemas ja tema peale esimest tiiru liider, Labelund teine, Skelvik kolmas, Volkov viies. Ja Sikk kaotab peale teist tiiru, on 22, 2.20 kaotust. Johan Talijärv 1.43 kaotust, on 17 peale teist tiiru. Nii et Tarvil 2+0 täna, nii nagu Talijärvelgi 2+0. Et püsti tulid märgid alla, aga lamades jah. Mõlemal mehel ikkagi 2 eksimust. Kigona finiš peaks peagi käes olema, numbri all 16 on prantslane rajal ja nüüd tundub, et prantslane tuleb finiši poole ja see peaks olema Kigona. Et siit eemalt nägin, et Kigona on tulemas ja siit on tulemas prantslane ja numbri all 16, nii on, Kigona tuleb ja hetkel esikolmikus heitlus käib, jääb alla Volkovile, aga Reiteriga on siin maa ja ilm aega, nii et Kigona nulliga täna hetkel läheb teiseks, 17,5 sekundit kaotus, nii et viimase kilomeetriga oli ta isegi Volkovist natukene kiirem. Ja Labelundi ootame nüüd sellesse vaheaja punkti, et kuidas siis Labelund on liikunud 7,5 peal ja Labelund on sealt alt tulemas 18,3 kaotab ja kaotas teisest tiirus 15,2, nii et Volkovi vastu on ta 3 sekundit hoopiski ära andnud. Nii et Volkov on täna ikkagi mees, kelle vastu on siin igal ühel raske, kui isegi Labelund ei suuda nüüd viimasel ringil ohtlikuks saada, siis Volkov on väga korraliku viimase ringi teinud. Nii, Tšespak tuleb finišisse kolmanda ajaga 23,4 kaotust, hetkel läheb ta siis finišis kolmandaks, Volkov ja Kigona järel. Ja kiiresti on finiš siin muutunud, ühe eksimusega siis Tšespak hetkel kolmas. Nii et Volkov, Kigona, Tšespak esikolmik, Reiter, Femling, Komats ja Talijärv on hetkel hoidmas 10. kohta finišis, kui sinna jah on tulnud hetkel 17 meest. Ja kui ootame nüüd numbri all 37 Tšelvik tuleb, see tähendab seda, et kaugel ei ole ka Loginov. Nii et Loginovil on šansid täna olemas kõigi vastu. Rajal ta on natuke aeglasem kui Labelund, aga ülejäänutest on ta natuke kiirem. Tšelvik on kohal, siis üks 50 sekundi pärast sealt Loginov peaks ka kohe tulema. Nii et Tšelviku šansid on täiesti olemas, siin on vaja 0 põrutada, aga tuleb ikkagi ühel trafiringile minna ja täna ikkagi koht esikuuikus norralasele. Mitte rohkemad esikuuikusse võib ta sõita, aga nüüd Aleksander Loginov. Ja ta peaks kohe jõudma püsti tiiru. Viimati Kondelahti sprindis, siin ta on, oli ta teine, ühe eksimusega kaotas Povarnitsenile vaid 2,4 sekundiga. Ja vaadake seda ajavõrdlust, no siin on maa ja ilm veel minna, aga nulliga tundub, et sellel mehel täna vastast ei ole, aga kui eksimus tuleb, siis käivituvad kõik teised võimalused ka. Ja eksimus tuleb Loginovil, teisel lasul tuleb eksimus, mees laseb seda teist uuest ja nüüd veel üks laskja tulevad alla, nii et Loginov läheb ka ühele trahviringile. No vaatame, kui kaua läheb siis Loginovil trahviringi peale, sest siit on ikka trahviringile veel minna ka. Ja kas saab siis kaasmaalase vastu või mitte, igal juhul
ega siin edusekundeid nüüd küll ei tule, kui ta selle trahviringi ära teeb, sest rada on pehme ja täna ikkagi sõidavad mehed ka trahviringil natuke kauem kui Scott Dixon. Dixi jõuab finišisse, kell kinni ja Dixon on veel finišis 14. Johanni selja taga. Johann hetkel 11. finišis. Nii, Loginov tuleb siit ja vaatame seda vahet peale teist. Loginov teiseks 1,2 sekundit Volkovile, 1,2 sekundit. No nii, läheb sõiduks kindlasti. Loginovil on šansid täna võit võtta, aga viimane ring tuleb vastu pidada, tuleb kõva sõit teha. Ja ootame Labelundi siis viimase vaheaja punkti. 18,3 oli 7,5 peal, mis on nüüd 8,9 peal. Sealt jääb finišini tulla kilomeetri jagu, kui Povarnitsen peaks see mees olema, kes finišisse tuleb ja 4. ajaga on Povarnitsen kohal. Hetkel 30 sekundit kaotust Volkovile ja Labelund on natukene nüüd Volkovilt tagasi võtnud, aga mitte nii palju kui peaks. 3 sekundit on vähendanud ehk 15 sekundit on ta kaotamas Volkovile 8,9 kilomeetri peal. Nii et 8,9 kilomeetri peal Volkov, Labelund, Kigona, esikolmik, Chesbuk, Povarnitsen, Reiter. Hombergil olid ka siin head šansid, aga jah, trahviring, püsti trahviring. Nii et koht täna seal pole 15 piiri peal tema jaoks. Ja peale esimest tiiru Eesti mehed, Talihärm 45, Tarvi Sikk 47 ja hetkel siis meil rohkem mehi sinna jõudnud ei ole. Peale teist tiiru 24 Johann, Talihärm ja Tarvi Sikk 31, nii et mehed püsti lasid vähe paremini ja kohad ka kohe paremad. Sikk on finišis 21. ajaga ja praktiliselt minut ja 7 sekundit allajäämine siis Johannile suusarajal. Tarvi Sikk 21, kui Talihärm on 14. finišis. No, väga hull ei ole. Et Sikk ka ikkagi püsti tiiruga tõi ennast, noh, ütleme nii, et mingiski mõttes mängu tagasi. Vaatame, kas täna piisab sellest kohast, et jääda 50 hulka. No, Johannil 1.52 on täpselt niimoodi, et äkki on ka seal, nii nagu Regina Oja võttis need viimased 40 punktid, aga noh, siin on mehi veel startimata kõvasti. Aga Labelund on liikumas finiši poole, siit peaks jääma üks paar minutit, mitte rohkem, kui Volkov tuleb sellesse kohta. See on oluline koht, 1,2 oli kaotust, kui tiirust ära läks ja läheb 7-ga ette, nii et see mees hüppab ja hüppab ennast praegu liidriks 7 sekundiga. Loginov, Volkov, esi 2 on venelased, Kigona, Šelvik ja Labelund, nii et Loginov on tagant tulemas ja sõitmas neid aegu ümber ja enda kasuks. Nii et Loginov on liikumas praegu järjekordse Ibu karikaetapi juurde, aga Labelundi finiš on seal, kui samal ajal Eesti mees stardib rajale. Kas see Labelund sõidab täna esikolmikusse või mitte, kui Hans-Christer Roodalu, Eesti mees finišis ja siit tuleb Labelund. Maailmakarika mees on finišis ja nüüd tahaks saada seda finiši aega, see on teine, 15,5 ikkagi, nii et lõpuga sõitis ta küll võrdselt, sõitis täiesti võrdselt Volkoviga, aga Labelundi jaoks ikkagi hetkel tõsiasi see, et on finišis teisena. Nii et Labelund on teine, Volkov juhib ja Kigona hetkel finišis 3. Chesbuk 4, Povarnitsen 5 ja Reiter 6. Nii et Reiter selle nulliga alustaja on hetkel esikuuvikus. Petersen harjutab täna trahviringi, muidu kõva sõidumees, midagi ei ole öelda. 3 eksimust. Ja finišis endiselt Johann 13. kui meie mees, Vasselina mees. Kiiremaid liigutusi on vaja, võimsamalt sprinti on vaja. Tribüüni ees on võimalus veel ja nüüd on üle ja Tarvi finišis oli meil ennem, see tuleb väikese viitega. Tarvi on finišis siis 21. 28-38, nii et päris raske muidugi see Otepää täna. Viimati Konderahtis sõideti 24 minutit, siis 4 minutit rohkem, ehk rada on pehme. Jacqueline tuleb finišisse ja heitus 6. koha eest tema jaoks ja jääb 6. Nii, peale teist tiiru. Me ootame Loginovi 8,9 kilomeetri peale, on ta liider 7,5 peal, 7 sekundiga Volkovi ees. No saame näha, kas suudab seda edu seal hoida või mitte.
Arvidsson. Ja Arvidsson ei ole halvasti tulnud, aga nulli on vaja. Laseb kaua. Selline imeasend ka muidugi, selle asendiga peadki kaua laskma. Aga tähtis on 0 lasta, ei ole vahet. Tuleb 0 Arvidssonile. Aga jah, rajal täna ikkagi seda hoogu ei ole. Mehel on selline muskel punnis, et täna selline pehme rada ja sellised lihasemeestel on vähe keerulisem tõugata. Tõugatakse sinna ennast lume alla ära ja siis on vaja jälle see suusk üles tõsta, nii et täna peab läbi lume libisema. No ikka täna imesi juhtub. Tšelvik on vajutanud praegu viimast ringi niimoodi, et 8,9 peal tõuseb tema omakorda teiseks. Volkovi järel 15,3 sekundit kaotus 0,3 sekundiga Labelundi enda ette. Nii et numbri all 37. Tšelvik, norralane hetkel 8,9 peal teiseks, kui sinna ootame kohe ka Loginovi. Loginov peaks siin oma 30 sekundi pärast jõudma ja siis on pilt selge, kuidas siis Loginov on jaksanud sõita seda 1,4 kilomeetrit ja Loginov tuleb ja ei ole vahet, see mees hüppab ka selle lumega. Loginov on 8,9 peal liider, Volkovi ees, Tšelvik 3. ja hetkel siis venelaste kaksikjuhtimine. Numbri all 39, Aleksandr Loginov 10 sekundiga läheb ta Volkovi ette ja Tšelvik on tõusnud 3. Nii et norralased hetkel Tšelvik, Labelund omavahel heitlemast praegu 3. koha eest seal 8,9 kilomeetri peal. Nii et saame näha, kas finišis suudab Tšelvik Labelundi edestada või mitte. Nii et äärmiselt põnev on hetkel seis, kui Loginov on tulemas finišisse ja Tšelvik samuti tulemas ja mõlemad mehed taotlevad kohta esikolmikus. Nii et numbrid 37 ja numbrid 39 on praegu väga olulised. Ja Torfer teeb ka korraliku sõidu finišis 7. No nii, Eesti mehed, Robert Heldna. Siin muu aitagu 0. Ai, Rovi laseb viimase mööda. No nii, üks trahviring ja kaotust jah, siin minuti jagu juba alla jäämist esimesel ringil. Nii, ja siit on tulemas kas numbri all 37, jah, Tšelvik, see mees ja Labelundiga aeg ikkagi saab täis, nii et napilt Labelundile Tšelvik kaotab finišis ja kaotab ka napilt Gigonale. Tšelvik läheb omakorda 4. ja sealt on tulemas Aleksandr Loginov numbri all 39, nii et Loginovi peaks kohe paistma olema ja sealt on tulemas mees, kes on seda ibukarikat läbi selle hooaja valitsenud. Siit on tulemas 7. võit Loginovile. Mees tegi kaasa ka Venemaa meeskonnas, võitis 1 medali pronksi tavadistantsil ja alles 70. aga 12,4 sekundiga Loginov läheb liidriks Volkovi enda ette. Labelund 3, Gigona 4, Tšelvik 5 ja Tšespak 6. Nii et venelaste norralaste võistlus täna sprindis siin esikuuvikus, prantslane ka 4. hetkel mahtunud, aga Loginovile tundub küll isegi ühe eksimusega täna on väga raske kellegile vastu hakata. See peab täiesti imemees olema, kes siit tagantpoolt veel tuleb, aga need imesi ikkagi spordis juhtub üli harva. Nii et hetkel Loginov, Volkov, Tšelvik esikolmik ja siis juba Labelund, vabandust, siis Gigona, Tšelvik ja Tšespak. Ja nii, venelaste panust veel Makhampetov ja tema siis läheb esimesest tiirust läbi hetkel 15. ajaga, aga nagu öeldud, 106 meest tahab täna rinda pista siin omavahel ja loomulikult ei lähe ükski võistleja rajale mõtetega, et olla võimalikult tagapool, vaid ikkagi minnakse mõtetega, et olla võimalikult eespool, teha võimalikult hea sõit. Nii et hetkel Loginov, Volkov, Venemaa kaksikjuhtimine, siis Labelund, norralane, Gigona, prantslane ja siis 2 norralast, Tšelvik, Tšespak, siis Povernitsev, Venemaa, Jacqueline, Prantsusmaa, Torfer, Saksamaa ja Reiter, Saksamaa. Nii et prantslased, venelased ja norralased mahuvad ja sakslased mahuvad esikümnesse, ei kedagi muud. Ja Talijärv on langenud finišis nüüd 20
18 veel õnneks, jah. 18 on veel Johan finišis, siin muidugi tundub, et mehed tõukavad ka, jah. Homberg, sakslane, läheb 8, lükkab tahapoole ja see prantslane peaks ka ettepoole vähe minema, jah. Ja Aristide Beeg 16. No nii, taalaste šansid püstitiirus, Temets. Need homme sõidetakse siis meeste ja naiste sprint Kondelahtis, seal siis Eesti koondislased ka starti minemas, kui Heldna läheb sellest vahepunktist läbi ja siit tulevad juba jälitajad. Numbri all 72 on meil rajal venelane Juri Šopin. Juri Šopin, jah. Ja vaatan, kas siin esimeses tiirus on mehi, kes on natuke üllatanud. No, Femsteinevik, norralane 13. ajaga peale esimest tiiru, et midagi erilist. No, Krupsik muidu võiks olla, aga selle laskmisega muidugi ei jõua täna kuhugi. Selle laskmisega on raske ja see rada muidugi läheb nüüd järjest pehmemaks ja pehmemaks ja pehmemaks iga sõitja vajutab ikkagi oma jälje sellesse lumme, jätab oma jalajälje sellesse lumme ja sealt siis jah, kuidagi raske. No nii, need tulevad järjest siis püsti tiiru. Peale teist tiiru siin väga muutusi ei ole, et tagantpoolt tulijaid oleks esikümnesse isegi praegu pretendeerimas. Krupsik. Korraliku rütmiga lasi, aga 2 viimast siis paugutab ära, et hea rütm ja eks ta selline tähelepanu hajub. Sul ei ole enam keskendumist, sa oled 3 head lasku teinud ja arvad, et äkki tuleb, aga tegelikult ei tule. Tuleb ikkagi välja kannatada kõik need 5 lasku, nii hingamine, näputöö, kõik peab olema nagu ikkagi filigraanne. Hans-Christer Roodalu, meie mees, on jõudnud siis esimest korda lamades tiiru. Hans-Christer Roodalu. Petersen 12. ja Talihärma ette ikkagi. Talihärm on finišis langenud 21. No nii, Hans poiss, oi, super, siin ei ole midagi, kui ikkagi nulli lased ära, siis on hästi tehtud. Nüüd tuleb teine null ka ära lasta ja selles supis ennast nii kaugele kui võimalik sõita. Praegu hetkel esimese tiiru järel vaheaega tees, millise tulemuse 60 parima hulka. Kellest täna üldse rääkinud ei ole, on India mehed. India mehed, siis armee mehed, esimest korda Euroopa karikatapil üldse välja, see tänu Hillar Tsahknale, kes siis Kasahstanis Astanas osales Ibu nii-öelda mitte järeltunnid, aga ütleme, et need riigid, kes igapäevaselt nii palju ei tee seda peatloni laagris ja seal sai siis kokkuleppe India meestega saavutatud, et tulevad siia Otepääle ja on kohal numbri all 76, Tariq Hussain on üks startija ja Martin Pajos on meestega siin lasketrenni paar päeva teinud, nii et võrulane Martin Pajos on siis India meeste treener siin Otepääl. Ahmad Ramez Bader numbri all 55 on teine India mees. Tegu on siis armee meestega ja nende jaoks siis selline laskesuusatamine on siis väljakutse. Nii, aga finišisse tulevad mehed. Arvidsson tuleb ja tõukab meie Johanni jälle tahapoole. Korralik laskmine Arvidssonil täna, aga jah, see ilm ei ole tema ilm, et tahaks natuke kõvemat rada. Lihases mees. Tugevad tõukad viivad sinna lume alla ära su. Aga ikkagi 14. koht täna. Talihärm hetkel 22, nii et tundub, et ega siin järjest on selline tunne, et Johan täna ikkagi punktid siit võtab ja teeb korraliku sõidu hooaja lõppu. Peale teist tiiru hetkel Johan on 31. kohal. On läbi läinud 59 meest teisest tiirust.
ja Tarvisik hoidmas 42 kohta. Finišis Tarvisik meil hetkel 36 ja Johan 22. 2.01,8 on kaotus Tarvil. Ja eile siis Soobel tegi supersõidu seal anklumehena. Kaks lõpus, valus. Aga jaa, tegi eile siis sellise sõidu, et sakslased võitsid. Kenasti püsti lassi ja konkurentidel nii täpselt ja head laskmist vastu ei olnud panna. Aga nüüd 2 trahviringi ja see, ütleme ikkagi oma 50 sekundit tuleb sealt ajale kõvasti lisa. Ja hetkel siis tagantpoolt tulijatest, jah, ega siin ei olegi nüüd mingit uhab siin, nii et meie mees numbri all 99, Jüri Uha ja siin oli ka Roodalu minemas, nii et 2 Eesti mehed. Ivko tuleb finišisse otse Talihärma ette 1.47 kaotust. Norralasiga jagub 6 tükki täna väljas. Numbri all 71 on meil selline mees nagu Martin Vemsteinevik. No tema on mees, kes täna veel võib kohta selle esi-10 piiri peal loota. Vaata, et nulliga laseb siis ka esi-10-sse. Hetkel ajavõrdlus siin. Aga eksimust tulla ei või. Šopinit näidatakse ka. Šopin on tulnud kõvemini. Ja Vemsteinevik ei eksi, nii et koht esi-10-st täna Vemsteinevikule küll paistab siit, kui Helna tuleb ka püsti tiiru. Šopin läheb kindlasti ühele ringile ja läheb ühe ringile. Šopin oli šansid olemas siin ka rünnata esi-kuuiku kohta. Vaatan kiiresti peale teist ringi, kuhu meil läks siis Vemsteinevik 11-ndaks, 35 sekundit kaotust. Nagu viimane ring jaksab sõita, siin on praktiliselt 10 sekundi sees 10 meest ees, nii et hirmsa sõiduga ikkagi võib sõita sinna 7-ndaks, 8-ndaks, aga kui ei ole hirmsat sõitu, siis ei jää, aga no nii. Heldna peab ikka siin ära õppima kuiva tegemise, midagi teha ei ole, et ikkagi täna ikkagi 1+3 on jah, sellises konkurentsis. Mitte midagi ei ole selle laskmisega teha ja rajal ka siis ikkagi tuleb selgelt alla jääda, aga mees alles 17, nii et anname Robertile aega vastupidavust ja tervist, küll need kohad ka tulevad. Täna siis ei õnnestu sprindivõistlus ja püsti tiir. No nii, Vene fännid on kohal. Eesti trikoloore ei näe, nii et Eesti fännid lippudega tuleb tulla ikkagi võistlust vaatama. Numbri all 90 läheb siin Valgevene mees sellise julge sammuga. 30 sekundit täpselt ja 10 vaheaeg. Hetkel vaatan, Johan on teises tiirus 35 ja Tarvisik 47. Aga Heldna siin jah, paneb oma 150 ringi, 3 ringi veel, 1 sõita Robil. Kannatada ära, järgmiste võistluste nimel tuleb alati lõpuni sõita ja ma olen jälginud oma karjääri jooksul 15-16 aastat jälgisin, mida teevad norralased. Mäletan ka neid aegu, kui isegi Björdalen võttis seal distantsis, ükskord oli vist sõjaväe MM-il 12 trahvi või, minul oli seal mingi 7 või. Et igal juhul võitlevad mehed lõpuni ja sõiduajad on ikkagi seal, kus nad peavad olema, et kui sa oled parim sõidumees, siis ei ole vahet, palju sul neid trahve on, mehed võitlevad lõpuni ja alla ei anta. Ja Heldna läheb siit 63. ajaga, nii et ka tema jaoks igal juhul tuleb viimast ringi pingutada nii palju, kui on pingutada ja endast parim võtta, kui juba stardis oled ja tervis lubab startida, siis tuleb võidu sõita. See ei ole midagi teha. Johan Talihärm vinis siis 23. hetkel. 23. ja peale teist tiiru 35. Tšeki esindajad sünni aasta 1995 ei ole tundmatu nimi. Ja vaatan 89 pealt. Kas meil tagant on veel? Praegu ei ole. Nii Vemsteinevik on ainus mees, kes seal hetkel kohast esi 15 hulgas võistleb. Numbri all 71. No nii, tagant poolt veel midagi. Numbri all 96, Mattias Pihl. Kuul rauda.
näpp hakkab kohe tööle, hingamine, viimased hingamised paika, näpp on juba eelpäästiku ära tõmmanud, on kohe valmis vajutama, kui hingamine nii-öelda lubab seda teha. 2,5 sekundit umbes praegu lasu intervall, väga korralik seeria, väga ilusti laseb, kuigi nüüd läks mööda, aga kui ainult päästmist ja sellist hingamist jälgida, siis see oli väga korralikult tehtud. Aga trahviring. Nii, aga tagantpoolt seesama Makhmampetov venelane püsti nulliga on sõitnud ennast praegu 7. aja välja. Et tema on mees, kes võib sõita täna sinna 6 piiri peale, 5, 6, 7. Makhmampetov numbri all 73. Numbri all 73 venelane, jah, on hetkel sõitmas siis kõige kiiremini siit tagantpoolt tulijatest. Ja sõidab kõvasti see venelane, jah. Agal on see teine mees, siin ees on see Krupsik. Üks eksimus Krupsikule tuleb ka. Makhmampetovaid ootame 8,9 peale ja nüüd Briti armee mees tuleb finišisse ja Fontaine on finišis 52. praktiliselt siis viimane. Heldna lühkimas ukrainlasega siit tõusust üles. No, tuleb järgi hoidma tugeval mehel. 63. ajaga vaatab ise ka ettepoole, kaua tõus kestab ja kaugel see Ukraina mees on. Nii, Serbia 80 ja nimeks Ajan Rastic. Ajan Rastic. Hirmsooga paneb minema, kes põrutas nulli veel. Tavaliselt need mehed, kes nulli lasevad ja lähevad ka kraadi võrra kiiremini minema. Kohe kui Jüri Juha, Eesti mees, õde võistles siis naiste võistlusel täna ja tema tuleb oma esimesse tiiru. Numbri 83, clear round for competitor number 83 and ai, kohe mööda lask. Have a look at intermediate point after the second shooting. Is it so that another top 10 result for no nii, number 83 on siit minemas ja Horn nulliga ja läheb hetkel 6. 17,7 sekundit kaotust, nii et on siit tagant ikkagi mehi, kes esikuuikusse võivad sõita. Philipp Horn, sakslane, hetkel 6. ajaga ja täna on nulliga lasknud, nii et rajal ta võib-olla kõige kiirem ei ole, aga nulliga on lasknud küll. Ja Uhal jäi 3 jäi üles. Roodalu, 0 all. No nii. Asend sisse. Keha peab olema enam-vähem mõlema jala peal see raskus. Ja siis küüranud paigas. Oi, kiire laskmine, aga 2 jääb üles muidu. Ütleme nii, et kiiruse kohta ühtegi halba sõna, aga jah, 2 lasta ei või. Jüri Juha numbri all 99, kas oleme jälginud Jüri edenemist rajal ja kas Jüri on meil juba äkki ka selle... Raskelt läheb, ei ole seda sellist särtsu ei ole, aga 2 trahviringi ka veel. Ja seal Eesti mehi ees ka, Jüri Juha on seal uhamas oma ringi ja tal oli kokku 3. Aga Horn, numbri all 83 on hetkel kõva nimi ja ma vaatan 89 võtan läbi läinud see venelane Makhmampetov, numbri all 73 on hetkel 7. 2 sekundit, 4 sekundit Chespakini. 4 sekundit Chespakini ja eelmises vaheapunktis oli vahe 3 sekundit, nii et sekundi jagu on aeglasemalt sõitnud. No nii, venelasi veel, Streltsov numbri all 86, Kirill Streltsov. Jüri on siis saanud tulemuse kirja peale esimest tiiru 3 märki ja üles 9. Streltsov 21-aastane juunioride MM-il Bresnos oli sprindis teine mees, nii et poodiumil harjunud käima küll. Ja venelased on selgelt panustanud nüüd viimasel etapil juunioridele, on toodud siia Otepääle kõik parimad. Ja näeme, et siin Vene Föderatsiooni esinda number 86
Kirill Streltsov, Streltsovilt üks märk jäi üles. Ja Horn, seda meest tahame pildist näha, on tõusnud viiendaks selles vaheapunktis 7,5 peal. 24,9 kaotus Loginovile. Ja see tähendab, et Tšelvikini minna veel 3 sekundit. Aga Jaki Kona minna juba 8 sekundit ja Labelund sõitis siis tagantpoolt veel kõvemini, et koht esikuuikus võib olla. Faimsteinevik peaks see mees olema finišisse nagu top 20-sse kindlasti. Ja tuleb 12-ks Faimsteinevik finišisse 0-ga, see sama norralane. Ja Talihärm hetkel finišis 27-s. Ja teist tiiru, Johan peaks täna ikkagi Euroopa karika punktid kätte saama. On langenud peale teist tiiru 40-ndaks, nii et ääre peal. Ja seesama, Mahkman Peetov tuleb finišisse, kas on ohus nüüd koht ei, 8-ndaks ikkagi lõpuga ikkagi vandus alla siin Povarnitsevile ja Tšespaki vastu ei saanud, nii et 8. mees, aga Horn on sealt tagant tulemas numbril 86, siis läheb häledama. Šopini finiš, ka läheb Johannist ettepoole, Šopin ühega ei jõua enam mees ka väga niimoodi aktiivselt liigutusi teha, tõukab vaikselt jala ette, eks selge arusaadav, et võistelda sellise pehme lumega väga raske. Sa, ütleme, et iga tõuke ajal sa kaotad füüsiliselt rohkem. Või kujuta ette, päris protsentuaalselt võib raskem olla, ma kujutan ette 10-12% on raskem sõita pehme lumega, kui sul praktiliselt iga tõuke ajal kaob nii-öelda siis maapindi alt ära, sest rada on pehme, väljas on plusskraadid, päike on ka sulatanud ja siis iga tõukega nii-öelda on raskem ja tõusul siis vajub jälle suusk sisse, jälle sa pead teda tõstma, nii et igal juhul natuke teistsugusem, aga mis on hea on see, et tingimused on kõigil ühesugused. Jüri Juha suures plaanis. Näete, sealt tagant tuleb mees, kes tõukab siis jalalt jalale tõusu üles. Natuke ökonoomsem sõiduviis on jalalt jalale ja mõnes mõttes ka kiirem. Aga kui ikka ei jaksa, siis tuleb tõusu varianti minna, ega seda midagi teha ei ole. Hetke seis finišis endiselt selline, et 69 meest on finišeerunud, Johan Talihärm 29. Ja sealt on Eesti mees tulemas, see peaks olema Heldna. Robert Heldna finiš, Rops on kindlasti selline võitleja mees, et ikkagi paneb lõpuni, pingutab lõpuni ja siin finišsirgel ütled küll, et päris kenasti tuleb, et kui nii jaksaks kogu aeg sõita. Ja aega alla 30 minuti, 4.44 kaotust. Kaotus on muidugi suur, aga 4 eksimust. Ja hetkel siis 17-aastane eestlane 62. finišis. No Roodalul on selgelt veel raskem, jah. Ja siin number 93 Artjom Tüšenko 2, jah, no nii. Johanni vastu ta täna ei sõida. Ja Tarvi Sikko 45. finišis, Johan Talihärm hetkel 29. finišeerinud 70 võistlejat. Ja siin siis täna tulemused peale teist tiiru. Volkov, Loginov, Kigonal, Abelund, Tšelvik, teame, et see päris nii finišis ei ole. Seal on nii palju muutunud, et Loginov, Volkov, Labelund hetkel esikolmik. Ja need mehed kõik olid osalised ka ikkagi maailma karikasarjas ja 2 esimest mehe startisid ka MM-il. Nii et siin tegelikult on ikkagi väga selgelt näha, kui sa oled rahvuskoondises olnud ja kui MM-il valiti rahvuskoondises, siis sa oled ikkagi nii-öelda kraadi jagu kõvem mees, midagi ei ole öelda. Ja kui see võistlus välja tuleb, siis oledki, aga kui võistlus muidugi ebaõnnestub, siis ei loe nendel tiitlitel, siis ei ole väärtust. No nii, Itaalia poisid, Sini näitab, et oskab ka lasta ja Patrick Favre, Willi Pallhuberi ajad ei ole üldse igavikku langenud. Nii et heitlus praegu Talihärmaga käib Sinil. Top 40-sse kandideerimas. Aga sõita ka tarvis ei ole ka itaalasel sellist, ütleme nii, et jõudu ja kergust. Number 96 on meil Mattias Pihl
meters till 8.9 kilometers point and 10 seconds loss against Loginov's. Ja võimalus praegu ukrainlasel hea laskmise korral 30 hulka, aga nüüd eksimus tuleb. Nii, viimane. 2, nii et ka tema Johanni vastu täna ei saa. Nii, see peaks olema Hagala finissis. 78. Ja Hagala aeg hetkel 39. läheb. Siit tuleb Krupčik 48. Nemad siis ei ohusta Johanni, aga see mees, Horn numbril 83 ja tema aeg praegu Chespakiga saab täis need esikuuvikusse, sõda ka Povarnitsenit peaks lööma viimased meetrid sakslasel võtta ja läheb 7. 39,4 kaotust, nii et korraliku sõidu teeb sakslane ja sakslase jaoks ikkagi selles mõttes 22-aastane Kondelahti sprindis oli ta alles 39, siin Obertillahi sprindis 18, nii et ütleme nii, et hooaja parima tulemuse teeb see mees siin Otepääl. Numbril 86. Vabandust, 83, jah. Philipp Horn, selle hooaja parim tulemus. No küll oleks hea olnud, kui vaatan seda suurt pilti, et see laskesuusa staadion ja murdmaasuusa staadion oleks olnud üks. See sama tribüün, mis on murdmaasuusatamises, oleks olnud ka see sama laskesuusatamise tribüün. See oleks uhke olnud ja ütleme nii, et igat pidi ka majanduslikult põhjendatud. See, et praegu siin neid 2 on ja algul elasime nii-öelda ühe ala usku ja nii-öelda ei saadud aru, et tegelikult oleks koos ühiselt selliseid asju infrastruktuuri välja arendada oluliselt mõtteka. Kahju, et inimesed teevad rumalaid otsuseid ja ei suudeta nii-öelda selliselt võistkondlikult, meeskondlikult tegutseda ühiste eesmärkide nimel. Et näiteks Lahtis on ka ju, on murdmaasuusa staadion täpselt sama, mis on laskesuusa staadion. Lihtsalt see vahe on, et plekid tuuakse võistlusajaks sellele staadionile. Treeningstaadion, treeningtiir võib olla natuke eemal. Näiteks siin samas, kus me täna oleme, võib vabalt olla treening lasketiir. Ei pea olema seda maja, väike maja ja siin kõrval, seal samas, kus see suur keskus meil praegu on, sellega koos võiks olla ka laskesuusa staadion. See oleks võimalik olnud teostada kindlasti. Ja me oleks siis nii-öelda 2 kärvest ühe hoobiga löönud. Hetkel finissis on hetkel selline seis, et Loginov liidrina ja Taliherm hoidmas 30. kohta, nii et praegu võib küll öelda, et Johann on täna teinud korraliku sõidu selle hooaja selline paremuselt 3.-4. sõit. Peterstöörenis oli ta siin 16. ja peale teist tiir on hoidmas Johann 40. kohta, aga ta viimasel ringil sõitis päris hästi. Et väga paljud mehed nii-öelda võitis ta viimasel ringil ära. Et parandas oma positsiooni siis oma 10 kohta viimasel ringil, et väga korralik ring oli Johannil. No, Ellingson. Nii, Mair 1-0 esimeses. No, sellisesse Johanni aeg, aga nüüd ühe ringi ära teeb, siis need numbrid muutuvad ja päris kõvasti tema kahjuks. Aga päris huvitav mees on see Oskar Muisnek, see on finišis hetkel 40. lätlane, lasi täna 0. Ja kui peeti siin Otepääl talitriatloni, tema võistles eliidiklassis, ta on selline multifunktsionaalne mees, et võistleb triatlonis, käib jooksmas, võistleb laskesuusatamises, suusatamises ja siis tegi kõva võistluse siin ja napilt jäi siis 5-kordsele maailmameistrile venelasele alla talitriatlonis, lõpetas 2. Väga kõva võistlus oli. Venelased teevad siin publik teeb kõva häält, kui numbril 86 jõuab finišisse Streltsov 40. ajaga. Jääb meie Johannile ka aega alla, nii et Streltsov hetkel 40. Kui Juha püsti tiirust, no nii, Jüri oskad lasta küll, et nüüd tuleb 0. Vaatasin väga hästi nagu valmistus, et Ingas rahulikult vaatas, kus märgid on, laseb huvitavalt, et laseb esimese ära, siis jätab vahele, laseb keskmist
ja siis hakkad tassima relva. Selle asja miinus on ainult see, et see nagu ebausuga seotud, et tihti lastakse nii, et ei lasta järjest, et kuna teatakse, et kohe, kui ma teise lasen, võib-olla jääb üles. Aga miinus on selle tehnika juures see, et sa pead relva rohkem tassima, nii et sa ei lase järjest lastes on alati kiirem lasta, aga nüüd sa tassid, nii et esimese, siis võtad kolmanda, siis tood tagasi relva, nii et selles mõttes on ta oluliselt keerulisem ja noh, muidugi kuusakiirus peaks olema kiirem. Talihärm 30. finišis, Tarvi Sikk hetkel 51. ja Robert Heldna 72. hetkel. Nii et Heldnal 4 eksimust, Tarvil ja Johannil 2 eksimust. Aga hetke 10 meie ees ja näeme siin lipuvärvidest juba ainult need riigid, kes ikkagi suures laskesuustamises ka ees on. Venemaa, Norra, Saksamaa, Prantsusmaa ja siis alles teiselt lehelt leiame rootslasi, leiame valgevenelasi, leiame austerlasi. Siis hakkame leidma ukrainlasi, kanadalasi ja siis vaadake, need ülejäänud riigid ikkagi jälle korduvad. Nii, Roodalu tuleb finišisse. 0+2 täna ikka suhteliselt okei laskmine. Kaotust natuke palju, jah. Et siin võiks ikkagi kõva 4 minutit maha võtta, aga anname aega mehele. Kui tahtmist on, siis on võimalus 20-aastane Roodalu. Hobiks triatlon, võistleb triatlonis päris palju ja kui juunioride MM-il kaasa tegi, oli ta ka seal 70-ndates 78, individuaaldistantsil sprindil 79, seal ei olnud ka 3 eksimust sprindis. Ibukappidel on ka käinud, aga kohad ikka 70. Nii et täna tuli, ütleme nii, et enda kohta veel tegi enam-vähem sõidu. Vaatame, kus need India mehed on. Kuidas meil need India mehed tulevad. On mõni mees jõudnud siia teise tiiru. Ma arvan, neil läheb ikka kõvasti aega. Peale teist tiiru Pader on viimane, 101. 8 eksimust. 9.38, ohoo, Usain on lasknud kohe 5 märki alla, toon kiirem mees, toon 98, 6.04 kaotust ja Jüri Juha on kohe tema ees, 23 sekundit vahe. Usain tuli, nägi ja võitis, ütleme selle kohta, et see armees lasevad natuke teisi relvasi, mis on nii-öelda kassetiga ja mitmelasulised ja kaliiber ka oluliselt suurem, sest neil nagu laskesuusarelvasi päris ei ole, aga meestel tahtmist on ja täna siin kohal ka, aga tõesti, Usain siin 5 eksimusega, 6.04 kaotus, teine mees Pader on 8 eksimusega ja see kaotab 10 minutit peale teist tiiru. Sealt on muidugi finišini ka veel tulla, aga India tuli kohale tänu Hillar Tsahknale. Nii et finišis hetkel on meil 87 meest 103-st. Ja Talihärm 30. Talihärm 30. finišis ja vaatan kiiresti Johanni selle aasta sõidud. Martelli sprindis 20. 25. Ja siis Peitos Töörinis oli tal ka, oli ta 16. ühel päeval. Nii et paremuselt tänase hooaja 4. sõit, paremuselt 4. sõit siis on Johan Talihärmase 30. koht tema enda jaoks. Ohoo, viikingid on ka kohal, kaasa elamas, kui itaalane Sini tuleb finišisse ja jääb täna siis sinna 50-ndatesse. 93, jah, on lõpetamas täna distantsi Artjom Tõšik. Vaatame siin, kuidas Sinil 1 trahv ja Tõšik protsess 2 trahvi, jah. Jüri Juha tõusul taas. Ütleme, tehniline sooritus on natuke nurgeline, et siin ei räägi üldse sellest, et peaks kiiremini tulema, aga natuke nurgeline, et seal saab kindlasti Jüri ka natuke parandada, kui seda tehnikatööd nüüd teha. Ja eriti oluline on teha teda just sellisel võistlussituatsioonil. Et võistlussituatsioonil näed, et kuidas oma keha hoiad, kuidas jalad töötavad, kuidas käed on, siis kui hiljem nii-öelda tagasisidet anda tänase tehnika juures ei ole see üldse raske.
sa suudad just, et hakkad kontrollima just sellisel võistlussooritusel, kus sportlasel on väga raske. Just seda nii-öelda võistlussooritust hakkad paremini tegema, et seal on võimalik lihasrühmade vahel ka jagada erinevalt nii-öelda seda koormust, ja kui koormust jagada, siis on võimalik ka juba järgmistel situatsioonil natuke kiiremini sõita. Talihärm hetkel 30. finišis, kas siin tuleb muudatust? Ukrainlane tuleb finišis Denis Nashko. Nashko finiš on hetkel 44. Johan Talihärm jätkuvalt 30. positsioonil, peaks jääma sellele positsioonile tarvis 55. Praegu hetkel finišis Robert Helda 80, Hans-Christian Roodalu 87. Jüri Juhane rajal ning meie meestes siis Kauri Kõiv täna rajal start. Ja järjekordne inglane jõuab finišisse Cleave 83. 2 eksitust. Nii et homne on siin puhkepäev ja uuesti võisteldakse 11. märtsil naiste sprint hommikul kell 10, 7,5 kilomeetrit ja mehed kell 13.00. Meeste sprint 10 kilomeetrit ja 12. märtsil paaristeate võistlus kell 10 hommikul ja 12.30 segateate võistlus, mis siin ka eilsel päeval juba kord peeti. Aga nii nagu öeldud, et see eilne päev oli siis ära jäänud etapp Saksamaal. See peeti lihtsalt tagant järele siin Otepääl. Nii et meil on 2 võistluspäeva ees, homme on puhkepäev võistlejate jaoks ja siis on 2 võistluspäeva veel Otepääl ja loomulikult käib võistluse korraldus. Seetõttu just sellisel vajalikul ja kõrgel tasemel, mis annaks meile võimaluse järgmine aasta siin teha korralik MM juunioride ja noorte MM, mis on toimumas järgmisel aastal ja ütlen kohe ära, see kuupäev peaks ka paigas olema, see on veebruari lõpust, 26. veebruarist kuni 4. märtsil on juunioride ja noorte MM siin Otepääl. See on kõige tähtsam võistlus, kui me mõtleme selle peale, et tahaks korraldada ikkagi maailma karika etappi. Ja järgmine aasta juba see sama Euroopa karika etappide sari algab Peitostöölenist novembri lõpust, siis on Šveits, Lanzerheide, Obertilla, Austria, Presno-Ossebli, Slovakkia, siis edasi Arber, Saksamaa ja Euroopa meistrivõistlust peetakse ilusas kohas Riednaunis, Riednaun Valridannas, siis Martell, Itaalia ja 2 viimast etappi ei ole mitte Skandinaavias, vaid Venemaal, Ufatis ja Hante-Mansinskis. Nii et see finaal ongi Hante-Mansinskis, kus meil siis täna siin Otepääl võistlejad finaalis. Selline järgmine aasta siis Euroopa karika võistluste kava. Ja näeme seal ka rohelistes jopedes on siis need head inimesed, kes on tulnud aitama seda võistlust korraldada, nii et vabatahtlikud ja kõik selline laskesuusataustaga rahvas on siin terve nädal otsa, et aidata korraldada siis võistlust võimalikult heal tasemel. Nii et suur kummardus ja tänud kõigile, kes aitavad võistlust korraldada. Kui Johan langeb nüüd koha võrra, sest rootslane Eriksson sõidab välja hetkel 29. aja Johanni ette sinna ja Martin Jäägeri ette, nii et Johan hetkel finišis 31. Ja seesama Eriksson ongi see numbri all 105, eelviimane startija. Vaatan, teen sellist asja, millel kui midagi mõtet ei ole, aga Johanni koht täna, maksimaalne koht nulliga laskmises oleks olnud siin tema parima koha juures seal, ütleme nii, et 13 kuni 17 oleks nulliga laskmisega olnud. Võimalik, et seal 14-15 selline võimalus tänasel võistlusel, kui 4 inimest, 4 võistlejat ootame veel finišisse, nendest 2 ei ole rajale läinud, nii et 2 lõpetajat peaks veel olema tulemas. Ja üks on kindlasti see India mees, numbri all 100 ja numbri all 101 on belglane Langer ja India mees Päder. Nii et
ootame ka nemad finišisse ära, sest tõesti India võistlejatest oleme juba rääkinud, et on armee taustaga ja tulid lihtsalt seetõttu, et treeningu ja treeneri tarkust jagas. Et peakski olema India mehed siin, näete, treener ka kaasas paremal pool ja mehed näitavad, et musklit on ja seal on nagu Sylvester Stallone, see päikeseprillides mees. Vaatame, kas finišisse siis on jõudnud ka India mehed ära või? Jaa, Pader on kohal 98-ndana, 99 mees finišis. Kas siis on siin veel kedagi tulemas üldse? Või on kõik kohal? Igal juhul, kui tundub, et on kõik kohal ja teeme siis ennem lilletseremooniat väikese reklaamipausi. Kas nemad on täna 2 viimast võistlejat, kes veel meil rajale jäänud on ja kes on meil... Kohtumiseni Ibu karikasarja etapil Otepääl. Püüdidele siia rohkem pealtvaatajaid.
oleme taas pildiga tagasi siit Otepäält, kui peetakse Ibu karikaetapi finaali, viimast etappi. Täna on siis 2 võistlust olnud, naiste sprint ja meeste sprint. Naiste sprindis saavutas parima koha eestlastest Regina Oja, oli 40. Ja nüüd meeste sprindis saavutas Johan Talihärm 31. koha, 2 eksimusega kaotas 2 minutit ja 1,8 sekundit. 58. oli Tarvi Sikk ja tagantpoolt Robert Heldna veel 86. Hans-Christian Roodal 96. ja Jüri Uha 98. Kauri Kõiu kahjuks siis tervislikel põhjustel starti ei tulnud ja näeme siin siis kiiret lühidat kokkuvõtet teise koha omanikust täna Aleksei Volkovist. Tema stardist minemine, tema ei eksinud tiirudes kordagi ja kaotas siis kulla 12,4 sekundiga. Ja numbrial 17 oli mees Tšespak, lõpetas 6. kohaga täna. Ja siis juba pidestali kõrgematele astmetele tõusevad 3 parimat võistlejat ja neile sekundeerimas siis. Siin näeme siis Volkovi laskmist. Näpp tõmbab ära selle nagu kergelt näha, et selline väike nõks, see on eelpääst. Nii ja samal ajal näete Labelunde stardib siit rajale täna, kes saavutas 3. koha, läheb nagu seisvast postist Volkovist mööda, aga jah, rajal see päris nii ei olnud, et kui sa stardist lähed, oled täiesti värske ja teine mees on juba 2 ringi ära teinud, Volkov siin jälle ringil. Nii et see on tänase võistluse selline kiire kokkupanek. Baltic Broadcastingu mehed, kes on siin minu kõrval toas, rõuge taustaga mehed teevad head tööd ja on tootnud nii eilsel kui tänasel päeval head pilti ja nii lasketiirust kui ka rajalt vaheaja punktidest. Ja nüüd on kuulda juba staadionilt seda lilletseremooniat, kus võistlejad peagi on saabumas siis staadionile numbrial 37 veel stiilinäide mehelt, kes täna ka rajal käis 5. mees, Tšelvik, norralane. Povarnitsen, 8. mees täna. Yes. Ladies and gentlemen, IBU Cup biathlon here in Otepää. Men 10 kilometers sprint distances. Ja nüüd on valmis au tasustamiseks esikuuvik täna. Laskesuusatamises siin Otepääl meeste 10 kilomeetri sprindidistantsi lilleautastamine on algamas. Kaamerad on ka valmis ja siit ka nüüd pilt. Nii et lilled on valmis, peakorraldaja Aivar Nigol ja Felix Peterling on siis need mehed, kes need auhinnad üle annavad. Nii nagu öeldud, jagatakse punkte, jagatakse auhinnaraha kantakse siis otse võistlejate arvele ja maksud jäetakse korraldavasse riiki ehk siis amma Eesti Vabariiki. Korralduskomitee esimees härra Aivar Nigol. And so, men 10 kilometers sprint distance and the winner is Итак, победитель, представитель Российской Федерации Александр Loginov. No nii, võitja ja kui palju kordi juba sel aastal. Numbrial 39 Aleksander Loginov. Üks eksimus Loginovile tuli ja rajal ta ikkagi oli nii kiire küll, et suutis selle viimasel ringil selle võidu enda kasuks keerata. Teine koht läheb ka Venemaale, olümpiavõitjale Aleksei Volkovile. Ja 3. koht Norra ja Henrik Labelunde, mees, kes ka Pyeongchangis käis kohal, nii et tal lihtne ei ole, et siin ka ajavahega harjuma peab ja praegu kindlasti see harjumine veel käib, et 9 tundi ikka ajavahe seal eelmise aasta olümpialinnaga, aga mees käis vaatamas, kuidas seal on ja sai seal starti ka ja teatesõidus norralaste võistkondade kuulus saavutati 3. koht. 4. koht
Anthony Gigonale prantslasele. No prantslasel pole aega olnud veel siin riideid selga panna. On siin võistluskostüümis. Ja siis 2 järgmist kohta lähevad ka norralastele numbril 37 Christopher Chelvik. Ja 6. koht samuti norralasele Fredrik Chespakile. Need venelased, norralased, üks prantslane siin vahel, meeste sprint täna. Homme on puhkepäev ja ülehomme laupäeval ja pühapäevasel päeval peetakse siin võistlusi edasi ja laupäeval ootame siis ka publikut raja äärde tribüünidele kell 10 naiste sprint, kell 13 meeste sprint ja 12. märtsil pühapäevasel päeval paaristeate võistlus hommikul ja segateate võistlus kell 12.30. Homme peetakse ka maailma karikaetappe ja ETV teine kanal on näitamas seda kell 15.20 otse Kondiolahtist meeste sprinte. Koos Alvar Tiisleriga olen mina seda kommenteerimas ja laupäeval-pühapäeval juba siin minu asemel veebis kommenteerimas laskesuusa inimesed Priit Viks ja Eveli Saue. Nii et mina tänan, aitäh, et vaatasite veebi. Aitäh, et olite tõelised spordisõbrad, elasite kaasa 2 päeval nendele võistlustele ja kohtumiseni siis juba homme, kes R2 vaatavad ja kellega seal ei kohtu, siis loodetavasti näeme ikkagi. Aitäh kõigile! So, thank you very much, dear athletes. 2 competition days are over. Tomorrow we will have a rest day, official trainings, and Saturday we will continue with sprint distances as well as for the ladies as well as for the men. Enjoy the stay here in Estonian Media Capital Otepää. Find the places to visit. Might it be Estonian Winter Sports Museum in Defandi Sports Centers, main building, or some other places. At least see you on Saturday, yes. Ja seega siis kõikidele kaasaelajatele ka 2 võistluspäeva on selja taha jäänud. Homne päev on siis võistlejatel puhkuse päralt ja ametlikud treeningud siin Defandi